Austatud Jõhvi valla elanikud. Mina Jõhvi valla sotsiaaltöö ja noorsootöö nõunikuna tahaksin Jõhvi valla elanikele tutvustada meie valla valitsuse töös olevaid sotsiaalprojekte ja eelkõige on hea meel tõdeda seda, et valmis on saamas meie kogukonnas elamise projekt. See projekt on suunatud erivajadustega täiskasvanutele noortele kogukonnas elamiseks ja see projekt toimub meie hooldekeskuses 4. korrusel ja on mõeldud neile erivajadustega noortele, kes on saanud täiskasvanuteks, kuid on võimelised elama iseseisvalt. Sinna on loodud 10 korterit ja pluss veel sellele ka tegevusruumid. Praegu on projekt sellises staadiumis, et korterid ja tegevusruumid on valmis ehitatud ja käimas on inventari, see tähendab mööbli hankimise hange. Ja loodame, et selle projektiga võime töösse minna juba suve hakul. Järgmine projekt, milles ma tahaksin rääkida, see on koostöös Sotsiaalministeeriumiga on praegu ettevalmistusel dementsete päevakeskuse projekt. See projekt on suunatud dementsuse diagnoosiga inimestele, kes praegu elavad kodus peredel, aga selleks, et aidata pereliikmeid suunduda jälle uuesti tööle, et neil oleks võimalik oma pereliikmeid tuua päevakeskusesse päevahoiule ja sellel ajal võiksid kas siis naasta tööle või siis tööd leida, kellel praegu seda ei ole. Samuti on see võimalus ka pereliikmetel natukene puhkust saada. Muidugi koos selle päevakeskuse projektiga on meil kavas ka intervallhoid neile inimestele, kellel on dementsuse diagnoos ja see samuti aitab siis mitte üksnes seda, et nad saavad päevahoiule tuua neid inimesi, vaid ka võivad pikemaks ajaks tuua näiteks, kui tahavad isegi kusagile puhkamale reisida. Praegu on plaanis meil alustada ka tugiisiku projekti. See hõlmab 19 tugiisiku teenust vajavat Jõhvi valla elanikku, kellele praegusel momendil ei ole rahaliste vahendite nappuse tõttu võimalik seda teenust Jõhvi valla eelarve vahenditest tasutada. Seepärast planeerime me, on valmis, on juba Jõhvi valla valitsuse korraldusega moodustatud komisjon, kes seda projekti ette hakkab valmistama ja projekt on mõeldud meie poolt 2 aastaks ja et 19 tugiisikut vajavat inimest saaksid seda teenust ja mis aitaks täpselt samuti ka pereliikmeid ja pereliikmete tööle naasmist kui ka tugiisikutele teenust. Mis on meie sotsiaalteenistuse töös on ka samuti sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra väljatöötamine. Kui praegusel momendil on Jõhvi vallas kõik sotsiaalteenused vastu võetud erinevate kordadena, tähendab dokumentidena, siis praegusel ajal on töös meil selle ühtse korra ettevalmistamine, mis tähendaks seda, et kõigile Jõhvi valla elanikele oleks üheselt
ja mõistvalt selge, milliseid teenuseid Jõhvi vald, sotsiaalteenuseid Jõhvi vald osutab, kuidas ja kellele on võimalik neid saada ja kellele me neid osutame. See oleks siis muidugi meie sotsiaalteenistusel on praegu väga palju projekte, mille kallal me töötame, muidugi ka sealhulgas eelkõige meie igapäevatöö, nii et ma arvan, et kui me jällegi kohtume, siis ma räägin sellest pikemalt ja tutvustan ka teisi projekte, aga praeguseks tahaksin soovida teile kõigile ilusat kodumaa sünnipäeva, vabariigi aastapäeva ja samuti, et hoidke ennast, olge kõik terved, hoidke ennast ja oma pereliikmeid.